Tere õhtust! Jätkame lugemist. Täna on juba, mäletagi, kas oli 20. või mitmes kord mul lugeda oli. Täna hakkame lugema siis õlgadest. Õlad. Ülekantud tähenduses kannavad õlad raskust. Su keha võib sinuga rääkida teiste koorma kandmisest, raskuste õlale upitamisest, õla alt äratõmbamisest, ka püüdest midagi enda õlgadelt raputada, et teistele meeldida või konfliktist hoiduda. Õlgu saab samuti seostada millegi peale pressimisega. Maksaenergia on ühenduses abaluude vahel asuvate lihastega, eriti paremas õlas. Kirjutab mulle. Pean selle vaikseks panen, muidu see hakkab siin segama. Maksatasakaalutused on seotud viha, frustratsiooni ja pahameelega, mistõttu õlas ilmnevate sümptomitega tegeledes võiks ka nendele emotsioonidele tähelepanu pöörata. Nagu ma eespool mainisin, olen sel puhul märganud ka emaka tasakaalutusi. Ja selle puhul tuleb uurida rohkem südame tšakra kohta. Ja sinu nahk. Su nahk on sinu ja maailma vaheline barjäär. Nahal mingite sümptomite ilmnemine võib olla seotud tunnetega, nagu püüaks keegi sind ärritada, nagu oleksid millegi või kellegi ees kaitsetu, tunneksid mingit sügelust või soovi millestki vabaneda, nagu kibeleks pealispinna all solvumistunne. Et see huvitav, keegi teeb seina taga remonti, ma ei tea, kas seda ka kuulda siia peale nüüd jääb. Loodame, et mitte. Nahakahjustused nagu villid võivad osutada pinnal pulbitsevale ärevusele ja põletikule. Lööbed viitavad mõnikord vihapursetele või millelegi, mida oled endas hoidnud, või siis tunnistavad keha mingit suurt ülitundlikkuse reaktsiooni. Nahahädad on sageli seotud võitlemise, põgenemise või paigale tardumise reageeringuga, ka paanikaga. Sinu nahk on energeetiliselt seotud kopsudega. Need aga omakorda on ühenduses primaarsete mure, kurbuse, segaduse emotsioonidega. Nahal võivad ilmneda ka ülekoormatuse tunnused. Sa tajud, nagu oleks emotsioonide tulv sind täitnud ja sa ei suuda neist vabaneda. Vihjeks on siin pandud ka, et võib ka tõlgendada nahalööbeid sageli nagu märguandena, et sa vajad hoidmist või kaitset. Ja sel juhul tuleks uurida juurtšakrat selle koha pealt. Nahaga on ka see, et meie tuntud arst Helen Lasn tegi väga põhjaliku ja hea seminari, et naha peal ilmnevad keha põletikuprotsessid. Et kui su keha on tugevas põletikus, siis naha peale lööb nagu see põletik välja. Ja see on nagu tõde, sest ma olen teinud ise testi ja mu keha oli põletikus ja mu nahk oli kuiv, sügelev, ja see oli nagu ärritus, nagu kihelus oli. Siis on mul veel oma lapselapsed, kellel oli atoopiline dermatiit. Nende omega-3 ja 6 tasakaal oli kaalus väljas. See võib olema 1:1 või 1:3 ja temal oli 1:16. Ja mu sõbranna kaksikud lapsed, kellel oli ka
natuke on veel praegu ka, et ta ütles, et ta on nüüd võtnud 4 kuud seda õli, Cincino Balance'i ja tal on poisil on 95% nahast taastunud, et see põletik kehast on jäänud väiksemaks, et nahk on jah, nagu näitab välja seda, mis su sees nagu toimub. Põrn. Sinu põrn metaboliseerib energiat, mõtteid ja emotsioone, mis kõik on immuunsusfunktsiooni jaoks oluline. Sinu põrn on seotud enda kosutamise ja toetamise kontseptsiooniga. Põrnahädad osutavad, nagu otsiksime alati väljaspoolt kosutust ega suuda seda sisemusest leida. Hiina meditsiinis on põrn üks tähtsamaid elundeid, sest see ei vastuta mitte ainult seedimise ja ainevahetuse eest, vaid ka jaotab energiat keha teistesse piirkondadesse. Põrnameridiaan on tihedalt seotud kolmiksoojendi meridiaani ning võitlemise, põgenemise või paigale tartumise reaktsiooniga. Kui kolmiksoojendi meridiaan on ülekoormatud, siis laenab see energiat põrnavarudest, tekitades olukorra, milles põrnameridiaan ei saa oma ülesannet täita. Põrna mõjutavad tugevasti stress, madal enesehinnang ning suutmatus endasse pöörduda. Ülearune juurdlemine, muretsemine ja süvenemine kurnavad põrna energiat. Põrnavaevustega seonduvad nurjumise, muretsemise ja abituse emotsioonid. Selle tasakaalutused võivad mõjutada vasakut õlga ja keskselga. Magu ja sooled, mao ja seedesüsteemi tasakaalutused on sageli seotud suutmatusega seedida mõnda läbielamust, millegi pärast muretsemise, süü või hirmutundega, millegi jälestamisega, sügava häiritusega, kellegi ränga vihkamisega, tundega, et miski ärritab sind, on sinusse kinni jäänud ega lase vabaneda. Samuti sellega, et sa ei suuda midagi, näiteks mõtteid, emotsioone, mingit situatsiooni läbi töötada või on sul hoopiski raske oma reaktsioone pidurdada. Seedesüsteemi alumises osas jäme ja käärsooles ilmnevad tasakaalutused on seotud vabanemisraskustega. Need mõjutavad alaselga ja puusi. Kuna peensoole ülesanne on toitainete imendamine, siis sealsed tasakaalutused võivad avalduda suutmatusena midagi vastu võtta ja omandada. Mõnikord on see seotud tundega, nagu ei vääriks sa kõike seda. Peensoole tasakaalutused võivad mõjutada alaselga ja põlvi. Kaelalihased on seotud maoga. Magu seostatakse muretsemise energiaga. Niisiis, kui miski sulle muret valmistab, siis sageli edastavad selle sõnumi sulle kael või magu. Jaa, väga huvitav. Ikkagi sa piiksud mul siin kõrval ja häirid. Panin küll vaikseks. Kõri ja kilpnääre. Kõri sümboliseerib kommunikatsiooni, väljendamist ja energia metaboliseerimist. Kõris ilmnevad sümptomid võivad osutada energiale, mis on seotud ütlemata jätmiste ja emotsioonide allaneelamisega. Viha, valu ja kurbus. Seda kurbust on nagu väga palju, mida ma iga päev protsessin, millal see lõpeb. Et lihtsalt see kurbus on kuidagi. Ja sellepärast mul on kilpnäärme alatalitus. Et see on juba põlvkondi nagu olnud siis järelikult see naisliini pidi viha, valu ja kurvastus. Aga need ei ole kõik
valu ja kurvastus ja viha nagu suguvõsa. Universum, mis on nõutav, et ma ei vali oma suguvõsaliini valu, kurbust ja ei neela enda oma alla. Nii. Kõri ja kilpnääre võivad olla tasakaalust väljas. Kui räägid, annad nõu, tunned sundi end väljendada või kaitsta suuremal määral, kui see sulle meeldiks või tervislik tunduks. Seda laadi metafooridega on kõige sagedamini seotud kilpnäärme, mandlite ning suu ja kõri muude osade seisund. Väga huvitav. Kõri ja kilpnääre võivad olla tasakaalust väljas, kui räägid, annad nõu, tunned sundi end väljendada või kaitsta suuremal määral, kui see sulle meeldiks või tervislik tunduks. On hästi palju neid tähelepanekuid selle juures, nende kõikide elundite, näärmete ja muude kehade osade juures. Et kirjutanud nagu välja neid asju. Kehasüsteemid. Ehkki kehas on palju süsteeme, tõlgendan ma tervikuna ainult kahte neist, närvisüsteem ja immuunsüsteem. Need kaks on kogu keha funktsioneerimisel nii tihedasti seotud, et keskendun just neile, teades, et need mõjutavad kõike ülejäänud. Ülejäänud süsteeme saab tõlgendada kõige paremini, jälgides, kus selles süsteemis või keha osas, elundis või tšakras väärtalitlus ilmneb. Immuunsüsteem. See süsteem hoolitseb sinu ohutuse eest, hoides võõrsissetungijat eemal. Immuunsüsteemis ilmnevad sümptomid on sageli seotud kaitsevõime ja julgestamisega. Kas tunned endas viha ja trotslikkust? Kas tunned ennast haavatavana ja kaitsetuna? Mille või kelle vastu sa vajad kaitset? Või hoopis tunned, nagu poleks sul üldse mitte mingit kaitset? Immuunsüsteem on sinu kaitsja. Kui sa tunned ennast haavatavana, ei oska ennast kuidagi kaitsta või püsid kogu aeg kaitseseisundis, siis võib niisugune seisund seda süsteemi kahjustada. Väga huvitav. Närvisüsteem. Sellele süsteemile juhin ma vist kõige sagedamini oma klientide tähelepanu, sest just selle heaolu on nende tervendamiseks ülioluline. Närvisüsteemi mõjutavad kõige sagedamini ärevushood. Tunne, nagu oleksid pingul, valmis võitlema, põgenema või paigale tarduma. Oodates, mis juhtub järgmisena ning tundes ennast pidevalt vankuvat millegi halva pervel. See on seotud kolmiksoojendi meridiaaniga, mis valitseb võitlemise, põgenemise või paigale tardumise reageeringut. Närvisüsteemi tervis on kogu meie heaoluks oluline. Närvisüsteem on energeetiliselt ühenduses põiega. Põisaga sümboliseerib ärevust. Kuna vihastamine on veel üks signaal, mida põis mõnikord saadab, siis väärib jälgimist. Kas teiste häirimine tekitab närvilisust, mis võib mõjutada närvisüsteemi ja ka endasse ülemäära karm suhtumine kahjustab närvisüsteemi, tekitades olukorra, kus sa ei saa kunagi lõõgastuda. Kujuta ette, kuidas keegi sind kogu aeg kiusab ja see oled sina ise. Teadmata, millest põhjustatud tõmblemine, krambid, kihelemine ja valutorked on kõik närvisüsteemi mõjutava energia sõnumid.
terviseseisundid, allergia, ülitundlikkused ja talumatused. Allergiad on seotud hirmu ja kartlikkusega. Keha suunab oma hirmu valesti, püüdes kaitsta sind näiteks toidu, samuti muude täiesti ohutute ainete eest. Sageli on tegemist kogu keha hirmu reageeringuga, kuid seda saab seostada ka tugevate emotsioonidega, mida sinus põhjustab kokkupuude teatud ainetega, mistõttu keha süüdistab neid aineid sinu häirimises ning põhjustab nende tõrjumiseks allergiat. Hirmuga tegelemine ja turvatunde õppimine on sinu kõige kindlamad abimehed allergiatega tegelemisel. Autoimmuunsed seisundid. Autoimmuunsed haigused tähendavad seda, et rünnatakse oma keha. See tähendab iseennast. Niisugused seisundid tunnistavad sageli enesekriitikat, iseenda või oma mineviku ründamist, kahetsus ning täielikku kontrolli alt väljumist. Eriti võivad neid mõjutada süü ja häbitunde ilmingud ning tunne, nagu oleksid sa väärtusetu või soovimatu. Ja väsimusseisundid. Väsimus sümboliseerib kurnatustunnet ning seda, et sul jääb millestki enda jaoks puudu. See võib olla seotud tüdimusega elust või mingist olukorrast, mis on kustutanud sinus kire. Seetõttu vaevab sind raskustunne või kurbus, aga ka kurnatus, sest sa pole suutnud kellelegi ära öelda. Oled püüdnud inimestele meeldida, meelepäraseks jääda ning lasknud mure ja hirmutsüklitel ennast kurnata. Meeleheitte, kindlusetuse, ummikusse takerdumise ja rusutusega ammendatud energiat seostatakse tavaliselt väsimusseisundiga. Neerupealised ja nendega seotu on väsimusseisundi kujunemisel eriti olulised. Immuunpuudulikkuse seisund. Süündimatut immuunsüsteemi saab tõlgendada tundena, nagu ründaksid sind teised inimesed või välismaailm, mille vastu sul pole mingit kaitset. Sa ei suuda ennast hoida. Põletikuseisundid. Ehkki paljude haigustega kaasneb põletikuseisundi komponente, on iseäranis põletikulise olemusega artriit, ärritatud soolesündroom, nahahaigused, allergiad, diabeedid, südamehaigused ja vähktõbi. See võib tähendada, et sinus leegitseb viha, hõõguvad vanad traumad, oled ärritatud, kriitiline enda või teiste vastu, ülitundlik ja sinus terendab läheneva hukatuse tunne. Et kui palju nagu on need haigused seotud igasuguste nende seisunditega. Ja emotsioonid on nagu ikkagi see põhiline, et kui sa ei ela neid emotsioone välja, siis need kinni jäänud emotsioonid jäävad su kehasse ja see hakkab nagu põhjustama neid haigusi. Sellepärast ma emotsioonidega praegu tegelengi, et need emotsioonid nagu kehast välja saada. Valuseisundid. Niisugused haigusilmingud on sageli seotud enesekaristusega, iseendale etteheidete tegemisega, selle eest, et sa pole täiuslik, süütundega millegi minevikus juhtunu pärast
teiste valu endasse võtmisega või ülitundlikkusega solvangute suhtes, mis on sulle teistelt osaks langenud. Uneprobleemid, unetus, unehäired ning uinumisraskused on kõik seotud rahutu südametalitusega, mis vaevab sinu südant, mis ei lase sinu südamel rahu tunda. Mis tahes lahendamata sisekonflikt mõjutab su südant ja rahulikku und. Nüüd tuleb uus. Ma arvan, et ma selle loen ära, siis tuleb täiesti 3. peatükk. Muuda oma suhteid stressiga. Ma loen selle nagu lõpuni. No, kuidas see siis... Lõksid siin kogu aeg. Sinu kehas esineb nii palju huvitavaid metafoore, mis võiksid olla su teekonna võtmekohtadeks. Iga sümptom või kehaosa võib edastada mitu erinevat sõnumit. Mainin taas, et minu tõlgendused on üksnes näited, millest võiks alustada. On oluline lihtsalt alustada mõtlemist kehakeele terminites ning jälgida, mida sinu omad võiksid sinu enda elu kontekstis öelda. Niisugune harjutamine on sulle edasiminekuks väga oluline. Loetlen küsimusi, mida võiksid endale esitada. Need on asjalik algus, mõistmaks, mida su keha püüab sulle edastada. Kirjuta oma vastused ja ideed üles, et saaksid viidata neile oma põhjalikus vabanemistöös raamatu järgmises osas. Nüüd tuleb hakata üles kirjutama. Mida see sümptom aitab mul vältida? Kui see sümptom ilmneb mingis kindlas kehaosas, siis kas see kehaosa tähendab mulle midagi, mis tekitab minus hirmu? Kas see sümptom või seisund on seotud hirmuga, mis annab endast tunda teatud kehaosas või ilmneb selles paiknevas tšakras? Mida sellist esindab see sümptom, millele ma ehk oma elus vastupanu osutan? Mis on selle kehaosa füüsiline funktsioon? Kas ma luban endal teha selle funktsiooni emotsionaalset ekvivalenti? Kas ma kardan selle emotsionaalset ekvivalenti? Kuidas ma ennast selle sümptomi või kehaosa pärast tunnen? Kas see emotsioon korraleerub sellega, mis võiks olla sümptomite algpõhjus? Ja missugused minu minevikust pärit läbi elamised võivad olla talletatud mu keha ja just sellesse ossa. Nüüd sa juba mõistad oma kehakeelt ning tead kõike seda, millest sul on raamatu järgmises 3. osas palju abi. Selles peatükis avastatud võtmed avavad sulle selge arusaamise, mis tüüpi stressireaktsioonide, teemade ja läbielamustega oleks sul kõige mõistlikul tegelema asuda. Nii, ja siinkohal ma jätangi siis katki. Siit tuleb uus peatükk ja selle peatüki nimi on Muuda oma suhteid stressiga. Et seda loeme siis homme või uuel aastal, sellepärast et mul täna jälle tekkis selline huvitav nagu tunne või siukene, et kas ma saan homme lugeda. Oi, kuidas põristavad siin seina peal. Et ma pole päris kindel, kas ma homme õhtul saan lugeda, sest mind kutsuti, naised kutsusid mind laulukoori ja nimelt kuna ma olen Setu, siis Setu laulukoori, et ma olen seal varem ka laulnud, aga siis nüüd 2-aastane paus on sees, kui ma Soomes olin. Ja nüüd ma mõtlen, kas ma siis homme lähen sinna laulma või mis, et see oleneb, vaatan, kuidas
kuidas energia on ja siis tuleb juba 31, et 31 õhtul ma kindlasti ei loe ja esimesel, aga pole päris kindel, et ma pean tunnetama ja vaatama, kuidas mu asjad nagu lähevad siin. Aga kõikidele teile ilusat siis, ma ütlen ikka ära, ilusat vana aasta lõppu, rahulikku vana aasta lõppu ja jätame kõik oma need asjad, mustrid, mis iganes, mis meid ei toeta, jätame kõik vanasse aastasse ja lähme uude aastasse täiesti uuena. Aga ilusat õhtut.